Jumal vahepeal räägib väga praktiliselt ja praktiliste asjadega. Ja mõnikord võib-olla näed sa lihtsaid asju ja võib-olla läbi lihtsate asjade hakkab ka Jumal kõnelema. Üks päev ma tulin siia kogudusse, tavaliselt ma panen kell 6 selle aparaadi tööle. Ja selleks, et seda aparaati tööle panna, tuleb gaas lahti keerata. Siis tuleb see regulaatori nupp natuke keerata, hoiad peal ja siis annad sädet. Andsin 2 korda sädet, andsin 4 korda sädet, andsin 6 korda sädet, aga põlema ei läinud. Keerasin gaasi veel rohkem lahti. Proovisin ja proovisin, aga asjata. Siis ma tõin sahtlis, seal on küünlasüütaja. Mõtlesin, äkki ta hästi süüta, panin küünlasüüta siia lähedale ja proovisin, aga ei põlenud. Ja kokkuvõtteks, mis oli, gaas oli otsas. Pidin tooma uue gaasi. Ja Jumal hakkas kõnetama selle läbi. See plõksimine, et me plõksime, et seda sädet tekita, see on teadmine usust, teadmine Kristusest. See gaas on püha vaim. Ja see kooskõla, see on meie teod issandas, meie usk issandas. See on välja paista, ta annab soojust, ta annab valgust ja aga näiteks ilma selle plõksimiseta, kui seda ei oleks ka nagu tolku, ilma teadmiseta. Ja kui on ainult püha vaim, ei ole teadmist, mis see annab meile, siis ei ole ka nagu tolku. Nii et need peaksid asjad toimuma käsikäes. Vaat siuke praktiline võib-olla asi, millega Jumal saab sind kõnetada. Nii et Jumal on väga lihtsate asjade Jumal. Ja ta teeb keerulised asjad ka lihtsamaks meile. Ja täna ma püüan jälle siis ühte keerulist asja sulle lihtsamaks teha. Ja täna on teine osa siis, kes või mis sind juhib elus. Kas keegi mäletab esimest osa, millest ma rääkisin, kes või mis meid juhib? Meil on siis olemas ainult 2 juhti. Kas kurat või Jumal, kes juhib sinu elu. Ja kui keegi ütleb, et mind juhi mitte keegi, ei Jumal ega kurat, siis oledki juba kuradi juhtimises. Kuradil nii salakava plaan ütleb, sa saad ise hakkama, sul ei olegi vaja Jumalat. Kui sa ei usu Jumalat, siis on selge see. Ja täna läheme selle teise osaga nagu edasi siis, et seda sinu sees rohkem esile tõsta seda Jumala armu, mis ta on sulle sisse pannud. Ja see plõksime, kui me plõksime, meil võivad olla targad sõnad, meil võib olla tore filosoofia puha ja võib olla väga palju tarkust, aga kui ei ole püha vaimu meis, siis ei ole sellest mingit tolku meie elus. Siis sa ei plõksidki seda sädet välja. Mõne võib-olla meeldib see plõksimine, aga ma ei tea. Ma tahaksin, et see oleks kõik koos, et ma kogeksin selle sees midagi. Ja see kooskõla, et see plõksimine gaas läheb põlema ja annab soojust, see on alles, ja inimesed saavad rõõmu tunda. Ma arvan, Kaie tunneb päris head rõõmu sealt. Raul juba ütles, et väga raskeks läheb silma lahti hoida, kui seal istud, et seal läheb asi soojaks. Aga mugav on olla. Tuled külmast, tuled sooja, väga mugav. Ja ma ütlen, armsad sõbrad, et me ei pea otsima leeki, vaid me saame ise olla leegid. Me ei pea otsima seda leeki taga, me saame ise olla leegid. Nii et kas sinu elu juhib olukorrad või juhid sina olukordi? See on 2 eri asja. Mõned inimesed jätavad olukorra alla ja siis öeldakse nagu hammasrataste all inimene. Seda purustatakse. Aga sul on võimalik valitseda olukordi läbi Jeesuse Kristuse. Ja ära vaata ka ainult ajalugu, mis kunagi oli või midagi, kristlastel on ka, ma püüan ka mõnikord olla niisugune nostalgiline, mõtle, vaata, kus ikka vanasti oli see ja teist ja tored asjad justus vanasti. Aga ärme jääme minevikku kinni. Ära jää ajalukku kinni, vaid tee ajalugu, tee uut ajalugu. Nii et ma olen teile siis seda selgitanud, et ihu on meie välimine kuju, meie välimus, hing annab meie isiksuse, meie tunded ja emotsioonid ja vaim on meie olemuse
annab meile olemuse, kus me siis igavikus oleme, kas Jumala juures või mitte Jumala juures. Nii et kui ma eelmine kord juhtisin teie tähelepanu, et kuradil on väga palju kavalust juhtida inimest, väga erinevatel viisidel, aga Jumal tahab, et sinust peegelduks tema valgus. Mis motiveerib või innustab inimest firmas töötama, mis sa arvad? Mis mind motiveeriks töötama kuskil firmas? Kas see motiveeriks mind, et seal on toredad, mu sõbrad töötavad seal? Või see et see on, kui näiteks ütleme siin, et siin ühte enda võib-olla motiveerib, et kogu aeg on säde sees. Kogu aeg on nagu vägev, kogu aeg midagi uut. Siin käsilane räägib unistuse tööst, et oma unistustes ma ei tööta. Muidugi head sõbrad siin, mul meeldib see lugu, kus väike Notsu ütleb, sosistas Notsu. Mis on, küsis ei midagi, vastas Notsu. Ja võttis puhi käpast kinni, lihtsalt kontrollisin, et ole tulemas. Või siis, kas sul on tööl kuldsed käerauad? Ja nii nagu juba Irene vaikselt siin sosistas, meil võivad olla tore töökeskkond, toredad sõbrad, tore atmosfäär, aga kui sa palka ei saa, siis mingi hetk võib-olla saad töötada, aga ühel hetkel ju vajad palka. Toon ühe toreda näite sulle. Sa tahad, et mu üks hea sõbranne töötaks koos minuga selles firmas. Ja sa püüad siis selle firma juhti kuidagi mainida niimoodi, et mul on tore üks sõbranne, kes tohutu hea töötaja on, kas ei tea, kas sa ei saaks kuidagi tema siia firmasse võtta. Ja firma juht ütleb, ma tahtsin sulle just teha palgalisa 1500 eurot. Aga kui see sõbranne sind rohkem motiveeriks, siis ma annan selle lisatasu sõbrannale. Millest sa loobuksid? Kas kõrgemast palgast või heast sõbrannast? Ja kristlasena hakkab mõtlema, pole midagi, et saan hakkama, aga tegelikult raha motiveerib inimest. Ja vahel rohkem kui sõbranne. Vahel rohkem kui võib-olla see töökeskkond. Raha motiveerib. Isegi ma mõtlen Lootuse külas, kui me toetame Lootuse küla ja Mirjam muidugi jättis ütlemata seda, et kui me saadame 10% EKNK-le, see ei lähe, et EKNK kuidagi kasvaks, vaid EKNK näiteks rajab uusi kogudusi, siis selle jaoks on ka vaja raha. Kui juhtub midagi mõne kogudus, nüüd alles hiljuti oli üks suur tulekahju koguduses, siis sealt võetakse raha, et toetada seda kogudust. Ja see, et see ei ole me kuskil nagu paneme, et piiskopi palk suuren, piiskop saab meil naeruväärset toetust. See naeruväärne summa, mida piiskop saab, ma ei tea, kas 1000 eurot või mis on. Sellega loomulikult toime ei tule, ta peab midagi muud veel tegema. Aga seda raha saab kasutada selleks, et meie kirik elaks ja liiguks edasi ja kasvaks. Ja muidugi on Lootuse külas, kui inimesel on kõik võimalused olema, tal on seal, kui sa tuled rehabiliteeritav, sa oled töötu, sa lähed sinna, saad tööd. Aga mis on palka ei saa? Sa saad riided selga, sa saad õpet, sa saad toitu, sul on hea soe, sul on toit ja soe, sul on katusalune. Aga ühel hetkel inimesed tahavad oma palka. Käid 10 kuud ära, hakkab juba küll, tahaks ise elada. Ja kui ta läheb välja, saab, ütleme, saad 1000, 200, 300 hea koha peale, mitte hea koha peale, mingi transporttöötajana saab palka, maksad oma üüri seal kuskil Tallinna ligidal, võib-olla seal 700-800 eurot koos kõigi kommunaalidega, saab mõne riideilbu ka selga osta ja saad süüa ja ongi raha jälle läinud. Ja muud midagi ei saa. Ei olegi nagu vahet siis, kas ma olen selles Lootuse külas või elan iseseisvalt, aga iseseisvalt tahaks rohkem elada. Ma tahaks ise kontrollida seda, kuhu ma raha suunan. See motiveeriks rohkem.
iga inimene tahaks tegelikult palka, ei ole nagu Jan Uuspõld ütles, et Eestis võid tööd teha, aga palk peab endaga kaasas olema. Loomulikult me oleme mõne sõbral, saame appi minna, aidata, teha midagi ja ma näiteks alles hiljuti üks ärimees, ma võtsin kodus kuuse, võtsin kuskil 7 meetrit allapool, kuusk muutus nii ohtlikuks, et kui me elama läksime sinna uude majja, siis see kuusk oli umbes nii kõrge. Ja tänase päeval ta muidugi juba üle 10 meetri oli kõrge ja läks juba juhtmetesse ja mõtlesin, et me peaksime selle maha saagima. Ja Mirjam arvas, et võta siis 2 meetrit, et ta jätab siukse, no ta juba läbimõõda 6 meetrit, see okste läbimõõt, et teeb ühe põõsa, no vaatame tulevikus, kas tuleb põõsas või ei tule, aga kui ei tule, siis võtame üldse maha. Ja ma tirisin neid oksi 4 korda, ma vedasin sealt 7 oksa nii, et vedasin läbi lume sinna lõkke kohta ja siis 4 hunnikut viisin ära, aga neid oli seal 20-30 hunnikut. Ja ma olin läbi märg ja siis ma proovisin neid põletada, ma mõtlesin, et see on ikka tohutu töö, venitada sinna kaugele need oksad ja põletada neid ja siis ma panin nad kimpu sinna reki taha ja palusin ühele ärimehele, et kas saad aidata, et äkki saad autotõstugiga need oksad peale võtta ja viia kuhugi. Ja ütles, saab küll. Ja nüüd siis ühel päev vaatan, kõik on puhtaks tehtud, kõik on korras. Ja sain nüüd kokku küsin, et kui palju ma maksan, kas pean maksma sinise või pean kollase või mida ma pean maksma. Siis ära maksa midagi. Midagi võib tasuta ka teha. Väga aga kui kaua sa teeksid sa tasuta? Sest auto ju nõuab kütust mida iganes. Et tegelikult palk motiveerib meid kõike. Ja loomulikult, kui ta ei taha raha, siis ma ostan mingi kingituse talle. Ma ei taha niisama ka saada, kui keegi teeb, tahaks ka midagi vastu anda. See on nagu loomulik. Aga nüüd teine küsimus. Mis motiveerib meid uskuma Jumalasse? Miks sa käid siin? Noh, toredad inimesed, lõbus rahvas, toredad laulud ja Merk on head toidud täna meile teinud laua peale. Siin on nauding. Loomulikult, see on absoluutselt see nauding. Aga kui nüüd seda ei oleks, kui kook ei oleks ja kui nagu kõik nagu need asjad kuidagi hakatakse ära võtma ja jäetakse ainult Jumal, kas motivatsioon kaob? No kui teab ringlit ei too homme, siis järgmine kord, siis ma ei tule enam. Ma ei ole kuulnud, et keegi niimoodi ütleb või kui siin muusikat midagi ei ole, siis ma ei tule rohkem siia. Aga täna ma tahaksin jagada seda, kui Merka eelmine rääkis meile kingitusest, mida Jumal on andnud meile, seal nii erinevad kingitused, ta kõik ei jõudnud veel rääkida, siis mina räägin täna palgast, mida Jumal on valmis meile andma. Ja ma pärast püüan lähemale minna selle palga juurde. Aga mind motiveerib Jumala tõotused, mida Jumal oma sõnas on tõotanud mulle. Ja tõotab mulle igavest elu. Aga oskan ma kujutada ette, mis on see igavene elu? Seda on nagu raske ette kujutada, mis on see igavene elu. Aga ma täna natukene ühte väikest külge ja väikest vundamenti sellest taevast tahaksin sinuga jagada. Ja ma räägin ainult vundamendist. Ma ei räägi sellest, mis seal tegelikult veel on ja veel on, sest see ületab kogu inimliku tarkuse. Keegi tark ei oska täpselt välja mõelda, kui palju see on. Et on võrdpilte antud piiblis küll, aga keegi ei oska, ta ületab meie ootused ja ületab meie mõtlemised. Ja Jumala sõna ütleb, et otsige Jumala riiki oma südamest. Ja ta ütleb, et seda kõike muud saada pealekauba, mida me elus ka vajame. See on üks tõotus. Kuid see palk on veel suurem kui need tõotused. Aga tõotustega me liigume järjest Jumalale ligemale ja ligemale.
selge on see, et usk Kristusesse toob Jumala elu minu sisse. Ta motiveerib mind edasi minema. Ja kui ma näen, kui Irene rääkis, et ta pahastus ja palvetas olukorra pärast ja nägi, asjad juhtuvad. See on tõotus Jumala poolt. Palvetage, pahastuge, et Jumal tooks esile need väed ja need asjad, mille ees me palume, need saaksid ilmsiks. Need võimatud asjad saaksid võimalikuks ja see nähtamatu saab nähtavaks. Ja mis motiveerib mind edasi minema, sest ma ei taha palgast ilma jääda. Sellepärast ma usun Jumalasse ja tema tõotustesse, ma ei taha palgast ilma jääda. Kui me vaatame, mis motiveeris Abrahami minema oma mugavustest välja. Tal oli väga normaalne elu, kus ta elas oma isaga, kõik oli hästi, aga ühel päeval Jumal ütleb, et Abraham, mine välja siit oma maalt ja mine maale, mida ma sulle näitan. Siin on see lugu ka. Tuli Abrahami nägemus issand sõna, kes ütles, ära karda Abraham, mina olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur. Ennalt ta ütleb 12. peatükis, ma teen sind suureks ja õnnistan sind. Sinu tasu on väga suur. Kui Abraham läks välja, kas ta nägi tasu? Ta uskus. Ta ei näinud midagi, ta läks maale, kus oli kõrb, kus oli kuivus, kus oli põud. Nii et ta ei saanudki seal elada, ta pidi minema alla või Egiptusesse. Elama võõrsil. Ta ei näinud seda kohe. Aga ta julges minna välja sellelt maalt. Tänasel päeval rohkem kui pool ka islamistid, muhamedlased, kristlased, kõik nimetavad Abrahami oma usuisaks. Ka muhamedlased nimetavad teda oma usuisaks. Ja Jumal tõotas, et nii palju kui tähtin taevas, nii palju saab sinu lapsi, kuigi Abrahamil ei olnud lapsi. Ja tõotatud laps sündis alles siis, kui ta oli 100-aastane. Aga mis oleks juhtunud, kui Abraham ei oleks läinud välja omalt maalt? Kui ta oleks ütlenud, et aitäh pakkumast, Jumal, aga ma pigem jään siia elama. Vist keegi oleks võib-olla teadnud, kes on Abraham. Aga Abraham läks välja ja tegi ajalugu. Ta oli tegelikult üks rikkamaid inimesi. Tema varandus läks veel nii suureks, et koos oma venna pojaga nad ei suutnud elada selle maal, sest varandust oli liiga palju. Ja on öeldud, et Abraham läks rikkamaks ja rikkamaks. Mis sundis Moosest minema välja sealt Egiptusest? Kuigi ta oli ju Vaarao, ütleme, tütre kasupoeg, sest ta oli leitud. Ja 40 aastat elas ta Egiptuses väga toredat elu. Tal oli kõik tarkus olemas, tal oli raha olemas, kõik oli olemas tal elus. Aga ometi midagi juhtus selle mehe sees. Heebrea kiri 11 peatükki 26 salmi ütleb, sest Egiptuse aaretes suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole. Kuigi Kristust ei olnud sellel hetkel, aga ta nägi midagi. Ta tõstis oma silmad tasu poole. Ja see pani teda hoopis teisse olukorda. Ta loobus sellest valitsemisest, läks oma rahva juurde, abistas, muidugi tegi seal ühe mõrva ja siis põgenes, elas 40 aastat võõrsil ja tuli tagasi Egiptusesse, et viia rahvas Egiptusest välja Kaanani maale. Kui pikk 40 aastat, kui pikad perioodid. Aga tasu tuli. Tasu tuli. Iisrael läks Kaanani maale, mis mett ja piima voolas. Sest nad tõstsid oma silmad tasu poole. Miks Paulus loobus oma poliitilisest karjäärist,
olles variseeride poeg, variseer, aga ometi pani ta oma ameti, oma elukutse ja kõik maha, ta pidas isegi need õpingud, ülikooli haridus oli kindlasti ta sees tolle ajal. aga ta ütles, ma pean pühmeks seda kõike Jeesus Kristuse kõrval. Miks Peetrus loobus kalavõrkudest? Miks Matteus loobus maksude kogumisest? Sest nad kogesid midagi enamat kui see maine elu. Nad kogesid Jumala atmosfääri enda ümber. Nad kogesid Kristust. Ja see oli midagi enamat kui see elu, mis maal on. Rooma kirjas ütleb, see on see, kuigi ma tahtsin seda ka veel näidata jälle, et tuua see näide ette, et me kõik tahame minna siia. Olete nõus? Ja ma alles üks päev helistasin õigeusu kirikuga, õigeusu kiriku liikmega, küsisin ka tamalt, kuidas tema arvab selles ja pidasime nõu ja tegelikult, kui ma ütlesin, siis õigeusu kirikus on kahte moodi arvamusi. Kui ma ütlesin, et kui inimene läheb sinna surmavalda, siis õigeusu katoliiklased püüavad palvetada inimese sealt välja uuesti surmavallast. Niimoodi usutakse. Ja mina mõtlesin, et õigeusul on 37 päeva palvetad, siis lõpetavad, sest 3 päeva on inimene surmavallas ja siis hakkab tema üle kohtu mõistmine, siis 37 päeva palvetavad tema pärast ja siis lõpetavad. Aga tegelikult ütles, ma palvetan lakkamatult, siis palvetavad oma surnute pärast. See on nende arusaamine, ega mina ei hakka kellegi midagi, kuidas keegi tahab uskuda. Aga mina usun seda, et mina elan koos Kristusega siin, usun. Ja elan läbi raskuste, läbi olukordadega, nagu Mirjam ütles, kui meil on ka rasked päevad, ometi ma usun Issandasse. Ja see ongi minu raskus, kui ma suren koos Kristusega, siis ma lähen ka taevasse koos Kristusega. Ja Paulus ütleb veel minule kõige vähemale kõiki pühade seast, sest ta ju mõrvas pühasi. Ta surmas ja kui kividega surnuks visati püha, siis ta hoidis mantleid, ta oli nagu kaasmõrvar, aga kui ta tegi meeleparandus, Kristus ilmutas ennast talle, siis ta hakkas kuulutama evangeeliumi. Siis ta ütleb niimoodi, minule kõige vähemale kõigi pühade seast on antud see arm kuulutada paganate seast evangeeliumi Kristuse äraarvamatut rikkust. Äraarvamatut rikkust. Ja see on siin ootamas. Ma tahaks muidugi seda otse teed kohe, nagu rakett läheksin taevasse. Ja mina usun otse teed, ma ei hakka ringi minema, ma pigem lähen otse. See on iga inimese, aga nüüd on pikk kirjakoht siin ja ma tahan seda teile siis ette lugeda. Nii et usus Jumala teenimine, tema tahtes olemine toob meile palga. Ja mitte ainult selles maailmas, vaid tulevases maailmas, aga ka selles maailmas. Ma ei taha öelda, et kui me usume Jumalat, et siis me siin oleme nii kehvas olukorras kui võimalik, et olukord on erinevad ja kui on raske olukord, siis Jumal annab meil jõud olla nendes raskustes ja läbi minna nende raskuste. Nii et Jumal toob palga, mis ületab kogu maailma rikkuse ja teda palka meil väga raske nagu ette kujutada, mis see palk meil on. Mis see uus kodu, mida see tähendab, see uus kodu Jeruusalemm, missugune ta on siis? Ma kogu aeg, ma tunnen põnevust kogu aeg selle suhtes, et selle joonistus suhtes, et kuidas siis on ikka lõpuks? Ühed usuvad nii, teised naa, aga kuidas mina ise isiklikult usun? Ja ma tahan seda kätte saada, kui Jumal on mind kutsunud, mis siis täpselt toimub? Mis siis toimub täpselt minu usuelus, kui ma suren näiteks? Kuhu ma lähen? Mis edasi saab? Ja ma küsisin neid küsimusi. Ja ma olen kogu aeg küsin neid küsima, aga nüüd mul on üks vastus sees ja nüüd ma otsin teistele küsimustele vastuseid Jumalas. Aga see on üks huvitav kirjakoht. Ja enne, kui ma lihtsalt hakkasin ka vaatama, kui me vaatame evangeeliumit, mida Jeesus räägib ja Paulus räägib, siis nemad räägivad rohkem sellest olukorrast. Inimene sureb ja läheb taevasse. Jeesus ütleb, et ei kuulu kohtu alla. Te ei kuulu siia kohtu alla, vaid olete läinud surmast ellu. See on kirjakoht, mida Jeesus isiklikult välja ütleb. Johannes räägib nüüd sellest, rohkem sellest asjast, et kui inimesed, keda ka tegude kaudu, kas mõistetakse surma või õigeks.
Ja nüüd loeme siis selle kirjakoha. See on Ilmutuse raamat, 21. peatükk 18. salmist. Ma ütlen, et ma puudutan ainult selle taeva vundamenti. Pisut sellest räägin. Mõni saab ilmutuse, räägib võib-olla ka sellest edasipidi, mis sealt läheb edasi. Aga täna ma räägin pisut sellest vundamendist ja sellest ka, kuidas huvitavalt, kuidas füüsika ja teadus on kinnitanud seda Jumala sõna, mis on juba rohkem kui 2000, või tähendab, kui palju ta on meile antud. Peale Jeesus Kristus ta Uus Testament kirjutati üle 2000 aasta. Aga tollel ajal teati asju, mida alles tänapäeval inimteadus hakkab teadma. Õpib alles teadma. Ja see kinnitab Jumala sõna ehtsust. Ma tahaksin täna seda siis väidet sulle tuua, nii et Jumala sõna ütleb, et see müür on jaspisest. See taevas, kus me läheme, see müür on jaspisest. Kohe mul on need pildid ka varsti, mis on jaspis. Ma tahaksin teile näidata need, missugused kristallid ja missugused kalliskivid seal on. Ja linn ise puhtast kullast, selge klaasi sarnane. Ja linna müüri aluskivid on ehitatud igasuguste kalliskividega. Esimene aluskivi on jaspis, teine safiir, 3. kaltsedoon, 4. maragd, 5. sardonyx, 6. karneool, 7. krüsoliit, 8. perüll, 9. topaas, 10. krüsopraas, 11. hüatsint ja 12. ametüst. 12 väravat on 12 pärlit, iga värav ühest pärlist ning linna tänav on puhtast kullast otse kui läbipaistev klaas. Templit ma ei näinud seal, sest issand kõige väeline Jumal on selle tempel ning tall. Ja linnal ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda. Ning tema lamp on tall, rahvad hakkavad käima tema valguses ja ilmamaa kuningad toovad sinna oma hiilguse. Tema väravaid ei lukusta päeval, ent ööd ei olegi seal. Ja rahvaste hiilgus ja au kantakse sinna sisse. Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledust ja valet, vaid üks need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Me usus laulame juba ühte laulu, mu nimi on eluraamatus, mu nimi on eluraamatus. Ja toon väikseid siis, no siin on natukene seda alusmüüri keegi püüdnud joonistada. Milline võib olla see taevase kodu alusmüür? No mõni on läinud kaugemale ja arvanud, et see on nii puhas ja ilus. Niisugust asja ei saa joonistada lihtsalt, aga see mingi väikene ettekujutus sellest, mis on ootamas meid tegelikult. Mõelge, millised vikerkaare värvid löövad sinna ülesse. Ja siis selline au meid on ootamas, kus Jumal ei ole päikest, ei ole kuud, vaid Jumal ise valgustab seda. Igavene elu, see on need jõed, mis voolavad, eluvesi voolab sealt. Ja nüüd vaatame neid kristalle, millest ma rääkisin nendest alusmüüridest. Kogu linn on ehitatud jaspis, müürid on jaspisest. Esimene kristall on seal jaspis, teine seal on safiir, kaltsedoon, smaragd. Siis on sardonyx, karneool, krüsoliit, perüll. Need on kõik nüüd looduslikult nagu leitud kivimid. Topaas, krüsopaas, hüatsint, ametüst, kui ilusad need kõik on. Ja muidugi seda on ka lihvitud ja kui lihvitakse, siis on siin need kõik need kristallid või need kalliskivid, mis on siis lihvitud kalliskivideks. Tore oleks iga aasta naisele midagi kinkida, siis esimene kord see ja siis teine kord see erka paneme kõrva. Ja lõpuks on sõrmest täis kõik need aluskivid. Ja, aga ma tulen nüüd natuke nende kalliskivide juurde. Ja Mirjam on kunagi seda jagada ja mul oli ka meenus, kuidas doktor Pavson rääkis meile läbi videoseminari siis või videoloengute. Ja doktor Pavson nüüd kahjuks surnud, aga ta oli küllaltki vanem härra, aga kes Oxfordis käis õpetamas ja oli väga tark piibliõpetaja. Ja tema leidis fakte, ma otsisin ise fakte, aga ingliskeelseid kindlasti ma ei oska ingliskeelt, aga seal on neid fakte palju rohkem. Ja tema ütleb, et fakt on see, et on olemas 2 liiki kalliskive.
ühed on siis isotroopsed ja teised on anisotroopsed. Ja see avastati alles siis, kui leiutati see laservalgus. Ja valgus, mida nimetatakse polaroidvalgus. See on hästi puhas, polaroidvalgus on siis hästi puhas valgus. Ja kui võtta vääriskivi ja lõigata need väga õhukeseks ja panna mikroskoobi alla ja panna need risti polaroidvalgusesse, siis juhtub üks kahest. Kas tekivad vikerkaare värvid või ei, sõltumata, mis värvi nad algselt omasid. Kõike need kristalli, mida ma näitasin, neid on erinevaid värve. Sõltumata, mis värvid nad on, aga nad tekitavad vikerkaare värvid. Aga kui nad kaotavad oma värvi ja lähevad mustaks, siis on nad isotroopsed kristallid. Aga kui nad tekitavad värvilisi vikerkaare värve, siis on anisotroopsed kristallid. Nii et kui panna, see võib väga ilus olla. Kui see polaroid valgus lööb selle vikerkaare värvi nagu sellest kristallist välja. Ja see leiutati alles sellel sajandil. Ja nüüd väga üks huvitav asi on see, et sellised kallid asjad ja kallid kalliskivid nagu briljant ja rubiin, mida maailm ihaldab. Kes ihaldaks teemandit, teemasõrmust? Ma mäletan, ma kunagi rääkisin teemantidest, roosa teemant näiteks, mis maksab miljonid ja miljonid, on sinine teemant, tohutud kallid. Valged lihvitud teemantid, need nimetatakse briljantideks. No nende nimel inimesed kaotavad elusid, nad lähevad päris hulluks, selle suhtes neil käib kohutu maafia, tohutu müük ja see on ikka tohutu äri käib nende teemantitega. Ja rubiin samuti. Need on isotroopsed. Ja kui panna need lihvituna või peenikse kettana ja lasta polaroid valgus, need lähevad mustaks. Huvitav. Ja kui sa panid tähele, siis Jumala templis pole või seal Jumala templi aluskivil või templil, aga selle linna aluskivil pole ei teemandit ega rubiini. Ainult need kristallid, mis hakkavad värvid, tekitavad vikerkaare värvi. Jumal teadis sellest teadusest juba 2000 aastat ette. Paulus või see Johannes oma ilmutusraamatus räägib sellest. Teadus tuleb alles hiljem järgi. Kas ei ole põnevad faktid? Tegelikult teadus, kui ta ütleb, et oma katsetega ta järjest tuleb lähemale Jumalale. Nii meditsiiniliselt kui erinevates asjades ma olen kuulnud, kuidas mõni on hämmastunud, kuidas Jumal teadis seda asja. Nüüd alles me avastasime selle asja. Ja loomulikult on, ma ei saa ütlemata ka jätta, on ka siuksed, mida me kuutsime, pärl, mägikristall, kuld. Jumalal on ilumeeld. Jumal ei ole selline nagu robustne kuidagi, et on oma templi teinud ainult puidust ja savist. Tal on ilumeeld. Jumal on üle kõige. Aga kuld on see, kui Jumal juba pani inimese elama Eedenisse, siis ta rääkis ka ühest kaevandust või ühest jõest, kus on palju kulda. Ja kuld on siiamaani, me teame, et kulla hinnad järjest tõusevad ja tõusevad praegult. Ja kui tekib siuke ebastabiilne olukord, siis inimesed mitte investeeri rahasse, vaid või kinnisvarasse, pigem investeerivad kullasse. Pärl, mägikristall, kuld. Kas ei ole ilusad asjad, mida Jumal on tegelikult, ja ma räägin ainult vundamendist. Aga see on tasu, mis on meid ootamas kõiki taevas. Ja see on tasu, mida nägi Mooses, mida nägi Abraham, mida nägi Paulus, mida nägi Peetrus, et see maine elu on tegelikult üks pisikene elu, millest tuleb läbi minna, aga milline tasu on meid ootamas. Ja selle tasu nimel tasub pingutada. Selle tasu nimel maksab ka tõesti võidelda seda usuvõitlust. Nii et see nimeline olla
meie praegu, kuidas me väärtustame neid kalliskive, neid, aga Jumalal on see hoone vundamendiks. Kunagi Peeter Esimene kasutas ka teatud ühte kristalli siis teatud müüri kõvemaks tegemiseks. Ta kaevandas seal erinevatest kaevandustest, aga siiski tänapäeva ei ole kuulnud, et tänapäeva keegi ehitaks omale hoone ja tema müürid oleksid sellisest ainest ehitatud. Saalomon tegi küll kuldas oma selle templi, mida ta Jumalale tegi, oli kullatud ka seestpoolt. Ja tohutu kuld, mis sinna läks, isegi sõjaväekilbid olid tehtud kullatud üle. 1 talent kulda, 600, üle 17 miljonit, eurot läks ühesse kilbisse. On inimesed olnud, kes on tõesti, kes Jumalas saavad seda teha, aga ma tahan teile esile tuua, et need kristallid on ainult lihtsalt see vundament, aga see Jumala au ja mis seal veel olema hakkab, see on meeletu rikkus ja võrratu pilt, see tavainimene jääks lihtsalt ingetuks ja lihtsalt see pilk oleks, see puhas pilk oleks ta lihtsalt surmaks. Jumal ütleb, ma ei saa ennast näidata, sest sa sureksid koha selle valguse kätte, kes ma olen. Sest ta on nii puhas, nii selge, nii ilus. Ja see annab mulle jõudu uskuda Jumalasse. Kui on ka rasked olukorrad, siis mind on ootama see, et palju paremad asjad. Ja olukord on selleks, et nendest läbi minna, mitte nende alla jääda, vaid nendest läbi minna. Mõned olukord on kergemad, mõned raskemad. Ja hea muidugi kiita, kui kõik on hästi. Aga kui on raskemad ajad, mis siis saab? Nii et me peame olema õpetatud selleks, et kui tulevad ka raskemad olukorrad, ometi, nagu Mirjam ütles, ometi ma kiidan Issandat. Ometi hoolimata sellest olukorras ma kiidan Issandat, sest tasu on väga suur. Ja sellest ilma jääda, ma usun, ei tahaks keegi. Mina küll ei tahaks ilma jääda. Pööraksin usule, kuule, uskuge ise, kui te tahate, ma elan oma elu ja mind ju mitte keegi ei kurat ega Jumal ja ma olen ise oma valitseja ja tegelikult sellega olengi juba kuradi alluses. Ja mõnikord on ka kurat kasutab väga kavalaid plaane. Ma olin alles nüüd, kui ma olin Kanadas, seal oli piiblikool, kus oli 250 õpilast. Ja see oli tohutu kasvav ja see andis nagu uue jõu linnale. Mõelge 250 õpilast, kui palju on seal vaja töölisi, kui palju on vaja kokkasi, seal oli meditsiin, kõik oli nagu seal ja see linn arenes. Ja seal oli kuskil nagu Abja suurune. 1400 ja väga palju teenistujaid oli siis seal piiblikooliga nagu ka seotud. Ja piiblikoolis olid oma pagari töökojad, kes varustas leivaga ja tegid erinevad. Ja ühel hetkel hakkas tegelikult, nad tahtsid, iseenesest tore plaan, nad tahtsid, et saaks rohkem akadeemilist. Saaks piiblikool olla kõrghariduslik. Tore, kõik, see ei ole halb iseenesest. Aga nad hakkasid rõhku panema mitte Jumala vaimu tööle, vaid kõrgharidusele. Ja mis juhtus? Kool hakkas hääbuma. Kool hakkas hääbuma, kui ühel hetkel jäi seal 40 õpilast. Ja ühel hetkel tehti otsus, nad jätavad selle hoonet kõik maha ja lähevad teisse suurte linna. Ma ütlen, et haridus on halb, aga kui inimene paneb selle rõhu ainult haridusele ja jätab selle püha vaimu, see teadmine on vaja, seda plõksu on vaja, aga kui ei ole püha vaimu ja seda tööd, siis asjad võivad hakata närbuma. Mõnikord on nagu inimlikult väga head plaanid, aga kas see on Jumala plaan? Meie jaoks on ka mõnikord väga head plaanid, aga kas see on Jumala plaan? Et see tuleb enda sees läbi katsuda. Ja kui sa teed midagi, sa tunned vägevust Jumala sees. Ja mind motiveerib tõotus ja palk. Ja muidugi need toredad kingitused, millest ka Merka rääkis. Püha vaimu vili, mida see annab meie elule. Ja ma ütlen, see elu on palju enam kui lihtsalt see elu, mida me elame siin. See on palju enam. Ja mina tahaksin otsida palju enamat. Kui mõni jääb ainult vaatama seda elu, siis on see ühel hetkel rutiin ja lihtsalt nagu ei olegi midagi, mingit sädet seal enam või, aga ma tahaksin tõmmet ja sädet kogu aeg, et elu käiks
meie piiskop kunagi ehitas purskkaevu sinna tiigi, las vesi lendab ja elu käib või midagi sarnast ütles. aga elu peab käima ja see elu toob sinusse kõik need head asjad, mida sa võib-olla, mida sa tahad enda sees, sinu unistuste täitumised, sinu soovid, sinu palved, Jumal võtab kuulda neid. aga olukorrast tuleb läbi minna, suruda vahepeal, sest kui on silmade ees palk, siis on hea kerge suruda läbi. ma ei anna alla, kui ma palvetan millegi pärast, ei anna alla, kui võtan ka paastuaja, ma ei anna alla. kurat ei saa midagi enam, sest ma olen Jumala oma. tõuseme. hea Taevis, me täname selle eest, et sina oled oma sõna kaudu näitanud ja ilmutanud, mis on meid ootamas. ja me täname selle tasu eest, et sa oled pidanud meid vääriliseks usu kaudu Jeesus Kristuses, et me saame osa igavesest elust, igavesest osadusest sinuga, Jumal. ja see on nii auline, see on nii väärt ja võimas, Jumal. ja me palume sinult jõudu, kui tulevad ka rasked olukorrad, Jumal, et me võiksime nendest läbi minna Jeesuse nimel, et olukorrad ei saaks valitsema meie elude üle. ei haigus, ei vaesus, ei miskit, Jumal. et need ei valitseks meid, vaid meie saame neid valitseda, Jumal, usu kaudu ja liikuda nendest läbi, sest meie silmad on suunatud tasu peale, mida sina meisse annad, Jumal, läbi Jeesuse Kristuse. see on privileeg uskuda Issandasse, uskuda sinu sõnasse, uskuda igavesse ellu, uskuda püha vaimu. Issand, täname püha vaimu eest, kelle sa oled andnud meisse, Jumal, ja las see püha vaimu vili kasvaks meis Jeesuse Kristuse nime läbi, mis tooks kasu inimestele, kes ei tunne sind, mis tooks neid inimesi rohkem usu poole. Issand, et me oleksime nagu need õhksoojus või need gaasisoojendid, kes pakuvad soojust ja valgust inimestele. Issand, õnnista igat inimest, kes kuulas Jeesuse Kristuse nimel ja juhi meie tähelepanu rohkem sinu sõnale, rohkem palvele, rohkem sellele, mis on ootamas meid ees. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. aga meil on vist üks